tere, alustame veebiseminariga RFM6 seinalaotised taladel, kasutades joonliigendeid. Veebiseminar peaks kestma umbes tund aega. Kõigepealt teen lühikese sissejuhatuse, siis probleemi püstituse ja räägime siis mittelineaarsete joonliigendite kasutamise põhitõdedest, eriti RFM-is. Ja siis vaatame, ajame need joonliigendid oluliselt keerulisemaks, andes neile siis sellised mittelineaarsed pingedeformatsiooni diagrammid ja siis võtame asjad kokku ja teeme väljajuhatuse. Kui küsimusi on, siis vajutage all olevat nuppu. Ma, kui ma panen tähele, siis ma proovin vastata. Et mina olen Tiit Pürkland, ehitusinsener, mõned aastad projekteerimiskogemust on ka juba all ja siis tegelen tarkvara tehnilise toe edasimüügiga alates 2021 lõpust. Et olen osa BIM Solutionsist, tegeleme terves Baltikumis, Ukrainas, Gruusias ja nüüd ka näiteks Kasahstanis. Et meil on siis BIM Solutions siia, Intelligent BIM Solutions ja Baltic BIM Management on samuti osa meie grupist, aga nemad tegelevad rohkem BIM koordineerimiste ja selliste asjadega. Ja mida siis ma Eestis pakun teile, on siis alustame siis põhilisest ikka, Blueball, RFM, siis Fine Geo5 ja on siis vundamentide ja pinnase teema, pinnasega seotud probleemide jaoks. FinEC on selline hea väike arvutuspaketikene näiteks, et sul on, ostad network litsentsi betoonelementide jaoks 1300 € eest ja siis saad terve meeskonnaga arvutada poste, talasid, igasuguseid konsoole ja nii edasi. Side ja staatika, terase betooni jaoks, Rhino Grasshopper, parameetrilise disaini jaoks, käde on, õõnespaneelid. Ja siis viimasena siis on ka natukene siis, see on siis nagu Bauhubi-laadne asi, aga siin on BCF Manager sees ja muud võimalused, siis Pexel Manager võib-olla kedagi huvitab, sellega saab clash check'e teha, 990 € aasta, ei ole väga kallis. Ja muidu on ta mõeldud rohkem siis eelarvestajatele ja ehitajatele ja siis Fieldwire on ka ehitusplatsi manageerimistarkvara, aga see ei ole tänane teema väga. Ja ka Construsoft Tekla Timber Tools on võimalik meie käest saada. Ja pakume tehnilist tuge, koolitusi, tootearendust ja nii edasi. Aga lähme siis, hakkame siis põhiteemast rääkima. Täna on 13.03.2026. Kasutame versiooni 6.13.0.0.0.8. Tegelikult on juba 0.0.0.9 väljas ja esmaspäeval tuleb 0.0.10 välja. Iga nädal siis uueneb see viimane number. Mul on siin kirjas küll Steel Design add-on, aga tegelikult täna me seda ei kasuta, aga lihtsalt, et Concrete Design ja Steel Design add-on on sellised põhilised asjad, mida vaja läheb ja tänases veebiseminaris mõnes olukorras ka me seda kasutame. Construction Stages add-on oleks ka päris hea lisa, aga me üritame optimeerida add-on'e ja proovime ilma selleta hakkama saada. Ja samamoodi ka see non-linear material behavior, saaksime betooni mittelineaarselt iseloomustada, aga jällegi proovime olla optimaalsed, üks add-on vähem osta ja see ongi tänane teema, et kuidas me siis ilma selle add-on'ita ikkagi suudame joonliigendid teha mittelineaarseks ja selle läbi siis tekitada olukorra, nagu meie betoon olekski ise ka mittelineaarne. Et tegelikult ja ka lihtsalt teadmiseks, et see non-linear material add-on sisaldab siis betooni anisotroopset damage mudelit, et see on siis midagi sarnast nagu Sophistic teeb pindelementidega, ehk siis selline huvitav asi.
ja siin on lausa kaks erinevat mudelit, et üks on anisotroopik ja teine on isotroopik, ehk siis anisotroopne on, vaatab siis nagu sarruse järgi, et praod tekivad X ja Y suunas sarruse moodi ja siis vähendatakse jäikust siis kas X-i või Y-i suunas vastavalt, aga teine variant on siis kuutbetooni jaoks, et seal ei eristata otseselt X-Y suunda, vaid vaadatakse peasuundasid ja kuidas need pragunevad. ja lihtsalt teadmiseks, et kodulehelt saab vaadata ka uuendusi ja siin on ka näha, et tarkvara on konstantses uuenemises. pea iga nädal tuleb midagi betooni jäätonnile juurde, samamoodi terasega ka. aga lähme siis tänase teema juurde, et probleemi püstitus, et miks üldse vaja sellest teemast rääkida. üks põhiline teema on see, et kui meil on näiteks keldris on talad parklalaes ja peal on seinad ja korterelamu, kui me need lihtsalt mudeldame tavalised pindelemendid, tavalised talad, siis nad hakkavad koos tööle nagu üks suur monoliitne tükk ja see ei vasta tegelikult üldse reaalsusele, et oleks vaja kuidagi lisada midagi mudelisse, et olukord realistlikum oleks. siis teine probleem, kergplokk ei ole võrdväärne betoonseinaga, et kindlasti peaks vähendama jäikuseid, mitte lihtsalt kasutama tavalist betoonist C12, C15 pindelementi. õõnesplokiga on sama teema, aga õõnesplokk on ikkagi olenevalt ka muidugi armeeringust, on ta muidugi oluliselt jäigem kui kergplokk, aga kindlasti pole mitte sama jäik kui puhas betoon. ja ka üldiselt kasutatakse lihtsalt tavalisi lineaarseid materjalimudeleid ja siis tulevad postide kohale näiteks, postide kohal seinapaneelidesse väga suured pingekontsentratsioonid ja siis kasutatakse igasuguseid erinevaid võtteid. küll arvutatakse lihtsalt puusalt, et võtame, et jagame selle koormuse, posti koormuse laiali mingisuguse pikkuse peale. või siis kasutatakse surface results adjustment'e, kus määritakse tulemused mudelis laiali. Noh, põhimõtteliselt saab ka niimoodi, ei ole probleemi, aga võib-olla saab paremini ja see siis ongi tänane teema, kuidas teha paremini. ehk siis probleem on nüüd teada ja kuidas me siis seda probleemi lahendame. et siis meil ongi vaja vaadata joonliigendeid ja kuidas neid defineerida. ja siis vaatame ka probleeme, mis nende defineerimisega kaasnevad, sellepärast et tihti saan ka tehnilises toes mudeleid, kus asi ei toimi ikka päris õigesti, kuigi joonliigend ja asi on õigesti defineeritud, aga millegipärast mingid seinapaneelid vajuvad üksteisele sisse, nagu nad ei toetakski üksteise peale. ja siis vaatame, kuidas neid olukordi vältida. siis teine teema on structure modification'i abiga jäikuste muutmine. nagu mainitud sai, siis kergplokk näiteks ei ole sama jäik kui C12-15 seinapaneel. ehk siis meil on vaja midagi selle kergplokk seinaga ette võtta lisaks, et ta õigesti töötaks. siis hästi lühidalt vaatame pindelemendi silluste armeerimist ka, annan teile lihtsalt ühe mõtte, mida ise kasutan. ja mõni äärejuhtum ka või lihtsalt mõni selline huvitavam olukord. et näiteks kui sein ei ulatu toest toeni, vaid on tala või plaadi peal, lõpeb ära keset sillet näiteks. et mis siis juhtub? otseselt vertikaalpuukidest täna ei räägi, sellepärast et need on väga lihtsad, ütleme niimoodi. et on vaja lihtsalt anda neile pöördumisvõime. nagu näha, siis mul on see phi x on pandud 1, mitte 0. ma kasutan alati liigendites 1 väärtusi, mitte 0, lihtsalt et solver annaks tulemusi teatud olukordades, kus nulliga ei anna. see on lihtsalt selline nullid tekitavad matemaatilisi probleeme solverite jaoks, selle tõttu peaks neid vältima.
üks näide on kaks liigendit on üksteise vastu ja siis võib tulla error, aga kui on phi x1, siis ei ole probleemi. ja vertikaalvuugis on ka see teema, et näiteks kui see on PVL-idest, siis kuigi PVL võib-olla ei tundu väga jäik asi, siis ikkagi need tapid ja kogu see süsteem on ikkagi meeletult jäik ja seega mul ei ole täpsed numbrid välja arvutatud, ma ausalt ei vaadanud seda, aga mul on hetkel siin näitena pandud, et UX on miljon, ehk siis paremal näeme ka, siin on spikker, ehk siis pikivuuki on jäikus miljon, võib-olla isegi sobib siia 10 miljonit, ma täpselt ei tea praegu, aga igatahes see number on suur, aga, ja see liigend on ise pigem selline lihtne. nii, siin on siis nimekiri mudelitest, aga nagu näha, siis ma ei kirjutanud neid lahti, aga ma võtan lihtsalt mudeli ette ja hakkan näitama siis tänase teema asju. nii, näitame siis probleemi püstitust mudelis. mul on siin selline olukord, all on talad, 400 × 600, 8 meetrit sille ja peal on seinapaneelid ja nagu näha, siin on erinevad joonkoormused ka, vastavalt siis igalt korruselt tuleb joonkoormus peale ja kõigepealt siin vasakul on siis kõige lihtsam mudel, kus on, no kus ei ole ühtegi joonliigendit ja midagi lisaks pole väga pandud, et see ongi see nii-öelda see algne olukord, millest me tahame eemalduda ja paremini teha. siis siin teine variant, siin on näha, et ma olen pannud juba alla serva liigendid, joonliigendid. tegin natuke suuremaks. igaks juhuks näitan, neid saab defineerida siit. Line hinges, new line hinge. ja siin on need väärtused ja siis valid elemendi. ja siis valid joone, ehk siis esimene element ja see joon. niimoodi saab neid tekitada. aga ma olen juba selle ette ära teinud. vaatame joonliigendisse sisse, mis ma siin teinud olen. see on selline lihtne joonliigend, et fixed if negative on niimoodi selle asja üles sättinud, et see negatiiv oleks kindlasti surve, mis tähendab, et kui joonliigend on surves, siis ta on absoluutselt jäik, aga samas, kui ta on tõmbes, siis tema vedruväärtus on 10. see 10 on hästi väike, väga-väga väike väärtus, ta põhimõtteliselt ei saagi nagu rippuma jääda seinapaneeli külge. ja järgmine siin, see on siis nii-öelda see targem mittelineaarne liigend. siin on UY defineeritud diagrammiga, pingedeformatsiooni diagrammiga. ja betooni jaoks mul on sellised numbrid siia pandud, kust need tulevad. Need tulevad ühest sellisest kohast. kui meil on näiteks C2530 betoon, siis tema survetugevus on 16,67 megapaskalit ja tema epsilon C3, siis suhteline deformatsioon on 0,28. ma lihtsalt ümardasin ta 0,3 peale. või noh, tähendab, see väärtus on teine, aga kui ma korrutan selle seina paksusega läbi, siis ma saan sellise väärtuse. ja samamoodi, kui ma korrutan survetugevuse läbi seina paksusega, siis ma saan nii-öelda siis selle kandevõime või siis nii-öelda selle plastsuspiiri. ja neid numbreid ma kasutan siin samas. ja see on siis see osa graafikust ja tõmbepool on jällegi tehtud hästi lahjaks, seesama 10 nagu selles teises kohas oli või selles teises liigendis, mis oli siis nagu hästi lihtsa absoluutselt jäiga survepoolega. vaatame, mis siis juhtuma hakkab. tulemused on juba olemas, aga vaatame deformatsioone. nii, siis kohe näeme, et see vasakpoolne, kus ei ole mitte midagi juurde defineeritud, siin on tala ja sein töötavad täielikus harmoonias.
ei ole ju tegelikult päris realistlik, kui nad ei ole just monoliitselt kokku valatud. Siis keskmine variant, kus on lihtsalt tõmbepool on lahti lastud, siin on näha, et tala eemaldub seinapaneelist ja viimane variant siis noh, põhimõtteliselt sama nagu see, aga tulemused on veidikene erinevad, sellepärast et siin tekib nii-öelda voolamine, betoon voolab natukene siin ja ja siis tulemused muutuvad natuke teistsuguseks ka talal. aga oleme tagasi probleemi püstituse juurde. kui ma nüüd peaks vaatama näiteks sigma kahte peapinget, see on siis suurim survejõud, siis me näemegi, et siin kui tala töötab täielikus harmoonias seinaga, meil on siin 40 megapaskalit, siin on ka 40 megapaskalit, aga tegelikult ei saa ju olla nii kõrge see pinge betoonil, vähemalt sellel betoonil. ja kui me teeme lihtsalt selle lahenduse, kus tala siis saab eemalduda, siis juhtub selline olukord, et tekivad veel suuremad pingekontsentratsioonid ja kui teha mingit konkreetdisaini või midagi, siis ilmselgelt siin on, kõik on punane. et see päris sellist pinget siin tekkida ei saa. ja siis viimane variant, kus on see mittelineaarne joonliigend, siis siin juba näeme, et betoonipinged on 20, 16, 15, no see on juba see, mida me tegelikult otsime. palju loogilisem. ja kui ma lülitan nüüd need tulemused välja ja vaatame korra liigendit ennast, meil on siin releases, line hinges, forces ja VY on see siis, mis töötab nii nagu me see nii-öelda, mis näitab seda surve poolt. ja selles variandis, kus meil ei ole seda plastsust nii-öelda betoonile lisatud, siin me näeme, et joonliigendis tekib no see on meeletult suur number, -15 700 kilonewton-meetrit. ja noh, seda ka kinnitab see äh, peapinge on ju 148 megapaskalit, midagi on siin väga hullusti. aga nüüd see teine siin, kus me kirjeldasime betooni või seda liigendit betoonipinge ja deformatsiooni diagrammi järgi, siin me näeme, et see koht siin hakkab see liigend voolama, nii nagu põhimõtteliselt tegelikult betoon voolab ka samamoodi ja siis koormused jaotuvad kenasti laiali. ja noh, võib-olla käsitsi arvutuses sa olekski võtnud niimoodi, et oleksid umbes samasuguse ala võib-olla võtnud, eks see laiali jaotunud, aga noh, mõnikord võib-olla, kui sa selliseid lihtsustusi teed, siis sa paned väga mööda. nii et sellepärast see nii-öelda see mittelineaarne joonliigend on hea. nii, ehk siis me saame tänu sellele mittelineaarsele liigendile lahti pinge kontsentratsioonidest ja samas nagu näeme ka realistlikult, kuidas siin see süsteem toimib. vot, ja nüüd natukene rääkides probleemidest, siis põhiline probleem on jah see, et kuna meil on see liigend defineeritud, joonliigend defineeritud niimoodi, et diagrammi järgi, eks, ehk siis ühes suunas töötab ta ühtemoodi, teises suunas täiesti teistmoodi, siis on ju ilmselgelt oluline, mis pidi see liigend siin on. ja selleks, et see liigend nüüd oleks õigesti, õiget pidi, loevad mõned nüansid. üks asi on see, et esiteks ta peaks olema kindlasti alati su paneelidel sama poole peal või nagu kui ma panen neid joonliigendeid, siis ma panen näiteks alati seina alumisse serva. ei hakka sedasama joonliigendit panema kordamööda, et siin panen üles, siin panen alla, paned alati alla. siis teine teema, näete, siin on joontel on sellised noolekesed, kui ma panen joone peal parem klõps, siis on siin line orientations. By default see peaks maas olema teil, aga pange see peale, eriti sellises mudelis. ja siin on nüüd väga oluline see, kuidas see orientatsioon joonel on, selle järgi võtab ka joonliigend enda kohaliku telje. eks minu soovitus on niimoodi, et kui selliseid mudeleid ehitate, siis kohe alumisel korrusel käige hästi korrektselt need jooned üle ja pange need jooned
jooksma X-iga globaaltelgedega samas suunas, lihtsalt siis on hea meelde jätta, mis pidi see käib. Ehk siis need seinad peaks jooksma vasakult paremale, nagu me näeme, kõik need jooned on niimoodi. Ja need seinad siin võiks näiteks joosta siis pikki Y seda telge niimoodi positiivses suunas sinna. ja teine, mis on ka veel oluline, eks isegi kui me need jooned paneme õigesti, siis peavad olema ikkagi ka paneelide kohalikud teljed õigesti. kui ma näiteks nüüd lähen selle paneeli peale või selle kriipsjoone peale siin, siis ta näitab mulle seda telge. aga ma panen parema klõpsu ja panen display local access systems of surfaces, panen peale. nüüd vaatame ülevalt. Ja siis me näeme, et kõik seinapaneelid on siis nii-öelda ülevalt alla suunaga ja kõik need jooned on siis vasakult paremale. ja sellega ma tagan, et nad kõik töötavad samamoodi. ja korra panen nüüd cancel visibility mode ja siin näete ka, et jooned on siis nagu alt üles, aga Z-teljed on vasakult paremale ja siis ta töötab õigesti. siis ma võin teile näidata ka nüüd, ma teen nüüd siin trikki. Deformatsioonid on hetkel sellised, kõik on õige. aga teeme nüüd väikse sellise vimka, ehk siis tüüpiline viga, mis tehnilises toes mul ette tuleb, on see, et näiteks üks korrus kuskil vahelt on seinapaneelid teistpidi. ma muudan selle ära, panen reverse local access system. näete, nüüd ta läks teisele poole. Z-telg ühel paneelil on teistpidi. ja siin on ka kohe näha, et see line hinge keeras ennast teistpidi. ehk siis siin on line hinge Y üles, siin on Y alla. By default line hinge'i telgesid ei ole sees, aga need on siin. Model, types for lines, line hinges ja line hinge access systems. sellega saad kontrollida, kas kõik on õige. ja teisel pool ma muudan joone orientatsiooni. parem klõps, kus meil on reverse line orientation ja näete jälle see joonliigend keeras kohe ennast ümber. panen arvutama ka, vaatame. et siis näete ka, mis juhtub päriselt. ehk siis ülikorrektselt peab mudeldama, siis see süsteem toimib. aga noh, otseselt vahet ei ole, kas me nüüd, no ta isegi ei arvuta ära praegu, sest et mul on need väärtused nii väiksed. aga jah, igatahes probleem on näidatud, et keerame tagasi nad. ma valin selle paneeli, parem klõps, reverse local access system. nii, nüüd on korras ja siin siis muudan selle joone tagasi. nii, ja nüüd on korras. üks probleem veel, mis esineb hästi palju, on see, et siin mudelis seda muidugi ei ole, see on hästi lihtne ka, on see, et kui on avad ka juba mängus, näiteks siin on kuskil, no tegelikult mul on isegi üks näidismudel ka. mul on siin millegipärast taskbar ära kadunud. aga ma teen ühe mudeli lahti. et kui meil on avad ja erinevad jooned seal defineeritud ja kohati on niimoodi, et sul on näiteks tala on ühe pika joonega, siis seinapaneel on tükeldatud joontega ja sa kasutad liigendeid ka veel, siis kipuvad asjad katki minema. et siin ühes näidismudelis mul on ka näha, et ma olen tükeldanud tegelikult kõik need talad ära ja siis olen teinud taladest ühe member set'i, ehk siis tükeldamine käib, üks variant on see, et lähed tools, model check, overlapping lines, siis ta otsib sulle probleemsed kohad üles, teed tükkideks loodetavasti. nagu näha, siis tegelikult mul on ka siin veel paar tükki alles. aga teine variant on see, et ma selekteerin need kohad, mida ma tahan tükeldada ja tükeldan selle, kus see nupp nüüd on, siin on selline nupp nagu connect selected lines. no tegelikult ma saan ka niimoodi teha, parem klõps
ja lines, see nupp peaks kuskil siin ka olema, vot seesama connect. Ja siis ta teeb kõik tükkideks ja kaotab need overlapping lines'id ära, ehk siis teeb su mudeli korda, et seda võib ka vahel vaja minna. nii, siis ma praegu nüüd rääkisin ainult sellest nii-öelda siis survele ja vertikaalsuunalisest joonliigendi töötamisest, eks, siis ma juba tegelikult aasta aega olen tahtnud uurida ka seda, et aga kuidas siis nagu see, kui mul on kohvreeritud torudega seinapaneel ja all tala pealt on siis vardad väljas, et aga kuidas ta siis tegelikult selle nii-öelda pikivuuki, kuidas ta töötab, mis jäikusega ja ka, et kuidas see rippumise pool tegelikult töötab, et antud hetkel me sisuliselt ju eeldasime, et ta ei ripu üldse, tala ei ripu üldse seina küljes, ehk siis nagu nagu neid kohvreeritud torusid ei olekski ja neid ankruvardaid seal sees. aga tegelikult ju neil on ka ju mingi pull-out mehhanism ja siis seal paneeli ja tala vahel olevas selles sängitusvuugis on ju tegelikult see vaba pikenemise osa ka veel, eks, mis saab voolama minna. et noh, et kuidas see asi siis toimib, et siis tänaseks ma lõpuks uurisin need asjad välja. siis ma kohe hakkan nendest rääkima, aga tahtsin enne, kui ma nende UX-ide, UY-ite või noh, nende täpsustuste juurde lähen, siis ma räägin võib-olla mõnest huvitavamast olukorrast ka, mis võib tekkida, et näiteks kui meil on sein poole silde peal, sein on pooles silde peal ja ma kasutan sedasama joonliigendit, eks, et vahel on niimoodi, et kui sa tahad hästi konservatiivne olla, siis sa vähendad nii-öelda seinte jäikust, mille tõttu siis alumistele keldritaladele peaks nagu rohkem koormust jõudma, sellepärast et seinad ei tööta väga enam, vaid nad lihtsalt painduvad ka läbi. aga siin mõnes olukorras võib-olla on see nii-öelda see seinapaneelide jäikuse vähendamine hoopis ohtlik. et siin on selline näide, et kus sein lõpeb ära, enne kui talal tuleb tugi ette, ma panen, siin on postid all, eks. ja siis tekib selline olukord, et tekib talal ja seina vahe sisse ja see nurk tegelikult siin töötab nagu koondkoormusena. et siis võib-olla siin läheb hoopis lisarange vaja. et alati et võib juhtuda, et kui sa arvad, et ma vähendan jäikust ja saan taladesse suuremad paindemomendid, siis teatud olukorrades võib hoopis vastupidi olla, et just, et kui need seinad on maksimaalselt jäigad, siis võib-olla tuleb siia hoopis kõige suurem paindemoment. ja nii-öelda siis see vedelaks tegemine toimib niimoodi, mul on siin tegelikult juba ette ka valmistatud, aga RPM-is on tore see, et ma ei pea otseselt seda materjali muutma sellel seinal, vaid ma saan teha koormuskombinatsiooni uue ja seal koormuskombinatsioonis ma panen peale structure modification, eks ma saan siis võrrelda täisjäikusega ja vähendatud jäikusega mudeleid. ma teen uue, tahan pindelementide jäikust vähendada, siis teen siia uue selle stiffness modification'i. tahan kindlaid neid maatrikseid muuta või neid elemente maatriksis. ja see HD88 on nihkejäikus, näiteks panen siia 0,01, siis ma lasen selle seina nagu täiesti nihkele vedelaks. samas ma ei taha ka, et ta horisontaalselt suudaks tõmmet vastu võtta nagu tala või survet või tõmmet horisontaalsuunas nagu talad võtavad. siis ma lasen selle ka väikseks ja siis on üks lisakomponent, mis siis iseloomustab X-suuna töötamist ehk siis HD66 ja KD77, mis on siis Y-suuna töötamise nii-öelda omavahelist suhet. ja kui sa ühte vähendad ja seda KD67 ei vähenda, siis
sa ei saa nagu, siis see maatriksi determinant on negatiivne ja noh, ja sa ei saa arvutada üldse, viskab errori ette, näiteks ma panen praegu okei ja valin need elemendid siin, kõik teen vedelaks, panen okei ja nüüd ta ütleb mulle, et stiffness matrix must be positively defined ja see ongi just selle non-diagonal komponendi tõttu ja kõige lihtsam on panna talle lihtsalt sama väärtus, mis X suunalegi sai pandud. ja kui ma nüüd panen okei, siis on korras. ja nüüd ongi olemas, vaatame, kuidas see välja näeb. panen ta arvutama. ja nüüd on näha, et see sein nii-öelda võtab täpselt tala kuju, kuna ta on siis nii vedel. kui ma võimendan deformatsiooni, siis on näha ka, et näete, nagu paindub läbi lausa. siin on ka näha, et see on selline ekstreemne case, aga teatud olukordades tekitab talale maksimaalse jõu, teatud olukorras võib-olla on jah, nagu näiteks siin, et äkki on hoopis vastupidi. lihtsalt võrdluseks panen siis, kui ma nüüd vajutan siia design situation ühe peale, siis ma näen koondtulemusi, minimaalseid ja maksimaalseid väärtusi. siin on näha, et kui sein on jäik, eks, siis see talamoment on 450, aga kui seinad on vedelad, siis nad kannavad kogu oma koormuse alla talale ja see on 1600 paindemoment. ja siin on ka näha siis erinevused, et ühel juhul, no tegelikult ega see maksimum, noh, ühel juhul on siis selline tulemus ja teisel juhul on selline tulemus. vaatame, jäigas olukorras, kui punktkoormus siia ilmub, siis on 1050 siin ja kui kõik on vedel, siis on epüür selline, ehk siis kuju on teine, toimimine on teine ja tasub nagu põhimõtteliselt, mis ma tahan öelda, tasub vaadata mõlemat olukorda, et kui seinad on täiesti jäigad ja kui seinad on vedelamaks tehtud, et see vedel nii-öelda 0,001 tegur, mis ma siia panin, et see on väga ekstreemne, nii väikest ei tasuks ka panna, isegi plokkmüürile. aga põhimõtteliselt võite ise katsetada. ehk siis jah, et vaadake mõlemat olukorda kindlasti, et kunagi ei tea, mis olukord võib põhjustada hullema seisu. siis veel natukene sarnast olukorda vaadata, kus seinad on plaadi peal, vahelae plaadi peal. siis siin ma valmistasin sellise olukorra ette, et nii all on siis 400-ne plaat ja siis siin on seinad peal ja samamoodi koormused nagu eelmises mudelis. ja parempoolne on siis nii-öelda sein on siis tehtud vedelaks ja vasakul on täisjäikusega. ja kui deformatsioone vaadata, siis siin näeme, et tala põhimõtteliselt toetub siia ja toetub siia, ehk siis jällegi tuleb see punktkoormus siia, siis võib-olla peaks hoopis läbisurumist vaatama. ja siin ta jälgib nagu seda plaadi olukorda või plaadipainet ideaalselt. ja ma tegelikult lasin ka juba punching'u arvutused teha, ehk siis punching ut saab aktiveerida niimoodi, et ma vajutan selle punkti peale, ta teeb seina otstesse ja nurkadesse ka punching ut, panen siia 2 lõpsu ja siin on punching design. ja siis vaatad setting ud üle, mul on praegu pandud use provided longitudinal reinforcement, siis nihkejõudusid plaadis ma ei silu. ja kui neid ei silu, siis beeta on 1, nii-öelda see pingetegur läbisurumises. ja tulemused, vaatame kohe, näete, ongi täitsa erinevad, et siin nii-öelda see koormus jaotub juba enne ära, kuigi vahe ei ole väga suur. aga siin muidugi tekib see küsimus, et kui meil on siin väga suur nagu punktkoormus,
siis äkki see seina otsa arvutus ei olegi õige, et võib-olla võiks nagu omas peas mõelda, et see design ratio võiks minna 2,0-ni, sellepärast et noh, ta oleks nagu ju koondkoormus nagu posti peal või. ja teisel pool mul on üleüldse kahtlus, et kui meil on siin nii vedel sein, et kas see üldse läbisurumise olukorda tekitada saab, et see on veel omaette teema. aga jah, teatud, olen näinud mõndasid mudeleid, kus on tegelikult kergplokist müür kuskil niimoodi suvalt keset plaati ja kui ta on täisjäikusega, siis on olnud läbisurumise probleeme. aga kui natuke jäikust vähendada, siis juba on läbisurumisega korras. et lihtsalt üks selline väike nüanss, mida teada. nii, ja siis minnes nüüd edasi, tahtsin veel, enne kui ma nendest ankruvarastest täpsemalt räägin, siis teeks erroritega kokkuvõtte. ühe asja ma tegelikult unustasin täitsa ära, staatilise analüüsi settingud, ehk siis kui me selliseid liigendeid kasutame, siis tihtipeale juhtub, et kui ma lähen siia koormuste sisse ja siin on static analysis settings ja lähme sinna sisse, siis see tavaline Newton-Raphson, ja siis tihti juhtub, et see Newton-Raphson ei saa enam hakkama ja see mudel viskab errorit. ja kui sul selline mudel viskab errorit, siis kindlasti peate kohe proovima Picardi. mul on näiteks praegu näidismudelites kõikides Picard valitud ja vahel võib ka juhtuda, et on vaja inkremente panna sisse, et solver saaks teatud mingitest keerulistest kohtadest üle, millest ta ühe inkremendiga ei saa. ehk siis see on ka selline variant, mida katsetada. aga ilmtingimata ei ole see alati niimoodi, mõnikord ikkagi olen ka näinud mõnda mudelit, kus ikkagi see default setting töötab paremini, aga kasutajal ikkagi pannud Picardi ja 3 inkrementi peale. ehk siis see on lihtsalt selline testimise küsimus, peate vaatama, kas Picard lahendab mudeli nii-öelda arvutusprobleemid ära või mitte. ja lähen korra slideshow juurde tagasi ja siis RFM manuaalis on kirjas ka Picardi kohta, et however, it also proves to be less sensitive to non-linear problems, which makes the calculation more stable. ja kahtlemata saan seda kinnitada, et nii on, et Picard sellises olukorras töötab palju-palju paremini. ja võtame siis kokku, ehk siis kui on probleemid mudeliga, proovige Picardi ja siis 1 või 3 load inkrementi testige läbi. siis vaadake uuesti üle, kas horisontaalsed joonte orientatsioonid on globaalse XY teljesuunalised ja kas seina pindelementide kohalik Z-telg on kõigil sama. mul on tegelikult siin valesti kirjas praegu. mul on kirjas globaalse XY suunalised, aga tegelikult see ei pruugi nii olla, sest minu mudelis ka tegelikult X ühes suunas ei olnud niimoodi, nii et ma panen siia ühe strike through. aga igatahes fakt on see, et need tuleb kontrollida ja nad peavad olema kõik samad, olenevalt siis suunast, seinapaneeli suunast. ja siis vaadake kindlasti üle, kas joonliigend on alati seina alumises servas. et kui ta on ülemises servas, siis ta ilmselt töötab teistpidi jälle, nii et siis temast ei ole väga kasu. ja siis ka teema see overlapping lines, et kas connect käsklusega teete valitud jooned tükkideks, siis ta kaotab ka need ära, overlapping lines'id kaotab ära, või lähetegi tools, model check ja overlapping lines. näitan uuesti, tools, model check, overlapping lines. või siis kasutate seda connect selected lines nuppu, et asjad tükkideks teha. nii, siis ma jätan, siin on mõned sellised nüansid, millega ma ei jõudnud veel tegeleda, muidu lähebki veebiseminar liiga pikaks ka. et kergplokist ja õõnesplokist seinte käsitlemine, et mis jäikustegurite vahemikke tegelikult kasutama peaks. ja noh, tegelikult ka ju õõnesplokkide puhul see oleneb armeerimisteguritest.
seda uurin ja teen selle kohta eraldi video. Ja siis ka õõnespaneelide ristsuunaline jäikus, et kui antud juhul mul olid joonkoormused seintel peal, aga kui sul on õõnespaneelid, siis tegelikult sa pead veenduma, et nende ristsuunaline nii-öelda pikijäikus on ära nullitud, sest noh, paneelid ju on 1,2 meetri laiused ja nad ei kanna külgsuunas tõmmet edasi. Et muidu ta võib sinu seda seinasüsteemi liiga palju mõjutada sellega näiteks, et alumistel korrustel võtab tõmmet vastu ja aitab seinapaneelidele kaasa, aga see võib-olla ei ole päris õige lähenemine. nii, ja nüüd ma teen väikse deep dive'i nii-öelda siis nendesse mittelineaarse joonliigendi UX ja UY väärtustesse, ehk siis üks on ankruvarda lõige, kuidas selle pinge deformatsiooni diagramm välja näeb ja teine on siis ankruvarda väljatõmme ja samamoodi vaatame seda pinge deformatsiooni diagrammi. kõige alus on selline raamat, FIB Bulletin 43. ma arvan, et iga insener, kes projekteerib monteeritavaid elemente, üleüldse betooni, võiks selle läbi sirvida. siin on ilusti teemade kaupa igasugused nüansid välja toodud ja siin on siis transfer of tensile force ja shear force ongi siis need teemad, mida ma kohe teiega koos vaatama hakkan. ehk siis me räägime siis sellisest asjast nagu towel action, et kui ankruvarras on horisontaalselt koormatud ja kohe, siin on siis nii-öelda see pinge deformatsiooni graafik, siin on valemid olemas, kuidas see välja arvutada. ja teine teema on siis nii-öelda ankruvarda väljatõmme. samamoodi valemite abil on võimalik arvutada välja pinge deformatsiooni graafik. see nüüd vot midagi sellist. ja muidugi ma tahan neid mudeleid teiega jagada ka, eks, et ma ei taha neid endale jätta, seda teadmist. ma tegin eraldi PDF-i selle kohta. et siin on siis need algandmed. teisel lehel on siis nii-öelda see towel shear, see on siis kui palju üldse üks kohvreeritud torusse pistetud 16 raud näiteks koormust vastu võtab. et see on siis nii-öelda see puhas lõikejõud, see ei ole realistlik, see eeldab nagu, et giljotiiniga lõikaks varrast. aga tegelikult on siis selline väike, tekib muljumine betoonis ja selline paindumine. ja siis tuleb välja, et hoopis tegelik normatiivne kandevõime võib olla 19, mitte 50 kilonewtonit. Need on siis Fiibist võetud valemid. ja siin on siis nii-öelda see pinge deformatsiooni graafik ka. igasugused vahvad valemid, aga lõpuks siis siit saame kätte sellised numbrid. teen kokkuvõtte, et kui meil on 11 kilonewtonit lõikejõudu, siis varras saab 0,1 millimeetrit nihkuda. ja kui meil on 22 kilonewtonit jõudu, siis ta saab juba 1 millimeeter nihkuda, ehk siis siin läheb, järsult läheb nagu asi, deformatsioon kõvasti suuremaks. ja teine asi on siis see tõmbele töötamine. siin siis ma arvestasin seda, et samamoodi nagu siin, et see valem on ühe pinna kohta, aga meil on ju kaks elementi, alumine, ülemine, peame kahega korrutama, 2 korda SX. siin sama teema väljatõmbel, aga mitte ainult, et meil on kaks elementi, vaid meil on ka see sängitusvuuk 20 milli ja sealt saab tegelikult ju varras vabalt voolata ja pikeneda. ehk siis sellega peaks ka nagu arvestama ja siis ma paningi kokku kaks nii-öelda lõikepinda pluss siis sängitusvuugi vaba pikenemise osa. ja siis tulid sellised numbrid, et kui ankrule vardale, 16 vardale mõjub 100 kilonewtonit, siis ta nihkub selles kohas 1 millimeeter, või noh, tuleb siis, laseb 1 millimeeter siis nii-öelda vahe sisse talal ja seinal või seinal.
ja siis, kui jõuab 108 juurde, siis tegelikult on juba 2 milli ja siis sealt edasi veel voolab kuni 4 millini ja siin siis puruneb. ehk siis need suurusjärgud on umbes sellised. ja kuna see on ühe varda kohta tehtud arvutus, siis oli maru hea mul seal RFM-is ta joonliigendiks siis nii-öelda ümber mõelda, sellepärast et siis need väärtused on nagu 1 meetri kohta. et eeldame siin RFM-is praegu, et meil on iga meetri tagant on üks 16-ne varras ja jah, niimoodi ongi, et kui sul on iga 2 meetri tagant näiteks, siis sa võid vähendada neid jäikusi, teha pooleks sisuliselt. et ise teate, kuidas teete. ja ma lähen nüüd tagasi, otsin ühe mudeli, kus mul on need kõik ette juba valmistatud. korraks lähme siia joonliigendisse sisse. ehk siis siin on näha, et nii UX kui UY on diagrammiga. see on siis nii-öelda see lõikediagramm mõlemas, see on sümmeetriline ja see on siis nii-öelda see ühtepidi betoonisurve ja teistpidi siis ankru väljatõmme. et see näeb siis selline välja. ja lõppu ma olen pannud yielding, sellepärast et kui sa paned failure, mis on tegelikult õige, peaks olema failure, siis lihtsalt ta ei ütle sulle, mudel lihtsalt ütleb, et ma ei saa sulle tulemusi anda, sest et mudel ei konvergeerunud, aga ta ei ütle sulle, et just see konkreetne ankur läks puruks, et siis on lihtsam panna yielding, lased nad voolama veel edasi ja ise kontrollid siis manuaalselt tulemusi, vaatad, kas on korras või ei ole. ja lõpuks siis vaatame, kuidas see asi siin toimib. kõigepealt räägime, mis meil siin üldse on. vasakul on üks näide, kus on selline seinapaneel, või noh, mis on nagu ideaalselt kinni või ütleme siis niimoodi, et see on tala, mis on ideaalselt vertikaalsuunas kinni vastu seina, aga samas nagu pikki horisontaalpuuki on ikkagi nihkumine võimalik, väärtus on 60 000. ma panin selle sellepärast, et siis ma sain põhimõtteliselt täpselt samad tulemused nagu 1 meetrise sammuga 16-ste varrastega. ehk siis selle võite meelde jätta, selle suurusjärgu, kui te ei viitsi tegeleda nende keeruliste diagrammidega. ja siis vaatame järgmist seinapaneeli, mis joonliigend siin on. siin on siis juba need täpsemad väärtused sisse pandud. ja siin on, vaata, mis siin on. ahah, siin on mingi, siin on ka, ütleme nii, et see tõmbeosa on siin siis ära nullitud, ehk siis, et siin mingit sellist riputavat osa ei ole, aga ma tegin sellist nalja, et ma mudeldasin iga meetri tagant sellised väiksed vardajupikesed siia. siin ei ole näha neid väga hästi. tala on ees. Need on nagu ankruvardad, 16 läbimõõduga. panin hästi tiheda mesh'i ja defineerisin nendele alla nii-öelda siis selle member hinge'i, mis töötab täpselt nii, nagu need arvutused siin tehtud said. ainult, et nüüd see ei ole nagu joonliigend, vaid see on lihtsalt ühe member hinge, üks selline konkreetne punkt, täpselt 16-sele vardale mõeldud. ja tulemus oli siis see, et noh, põhimõtteliselt kui siin on näha, et meil on praegu, need on nihkejõud horisontaalsuunas, et need nihkejõud suurenevad kuni 18,6-ni siin otsas. igaks juhuks veel näitan, me räägime siis sellest nihkest, et kaks paneeli siis omavahel saavad niimoodi nihkuda, see teema, ja siin on ka näha, et tala peal nihkuvad. ja kui ma vaatan siis neid lõikejõudusid, mis siin nendes varrastes tekivad, siis siin on ka näha, et on 17,75 näiteks, noh, mis on siis üsna sobilik.
täpselt nagu samas augus nagu see number siin. et põhimõtteliselt on võimalik ka niimoodi ülitäpseks minna, et kohvreeritud torudes olevad vardad ka siia panna. siin on siis see member hinge, mille ma siis defineerisin täpselt samamoodi jälle. et jah, kuna ma jagan neid mudeleid, siis te ei pea väga muretsema nende definitsioonide pärast otseselt, vaid saate siit need võtta endale ja kasutada. et noh, võib-olla teil läheb neid vaja mitte isegi sellises olukorras, vaid teil on kuskil mingi teistpidi konstruktsioon üldse või mis iganes ja tahaks nagu natuke täpsemalt tulemusi kätte saada. et siis miks mitte ja muidugi igaks juhuks mainin, et siin on väga suured eeldused praegu. üks eeldus on see, et kõik ankruvardad on täielikult ankurdatud. kui meil on mingid lühikesed ankruvardad, siis tegelikult seal hakkavad juba betoonikoonuse väljatõmbed ja mingid sellised täiesti teised purunemismehhanismid tekkima. ehk siis antud juhul me eeldame, et mis puruneb, on see varras ise, mitte betoon seal ümber. see on üks suur eeldus meil praegu. nii, mida veel? ja igaks juhuks mainin ka veel, et seda varrast ei ole, et ma pidin panema sellele vardale line mesh refinement'i, mis on siis nii-öelda, teeb arvutuspunktide tiheduse selle varda peal hästi suureks või noh, mitte suureks, aga hästi tihedaks. et siin line mesh refinement'id on siin, types for lines, parem klõps, new mesh, line mesh refinement ja ma panin, mis ma panin siia, korra vaatan. kui ma nii-öelda seda võrgu tihedust suureks ei ajanud, 10 millimeetrit, siis ma ei saanud neid õigeid lõikejõudusid siia, see 17 või 18 kilonewtonit. nii et see tihedaks ajamine on hästi oluline ja samas, kui mul on see ankruvarras siin 500 milli kõrge, siis siia tekib nii palju arvutuspunkte juurde, et noh, tegelikult ainuke asi, mis meid huvitab, on see member hinge, mis me siia defineerinud oleme. ja see varda jupp siin on nii-öelda siis sümboolne, võib-olla võiks isegi 50 milli pikk olla, aga ma jätsin ta praegu 100. et selle vardaga on selline lugu. ja mõtlen, lähme korra slideshow juurde tagasi. nii, probleemid vaatasime või need errorid vaatasime üle. üks teema, mis mul nüüd meelde tuli, on see, et veel nagu sügavamale minna selle teemaga, siis on võimalik teha niimoodi, et näiteks needsamad kohvreeritud torus olevad vardad, ma valin nad välja niimoodi visibility by selected objects ja ma saan minna staatilise analüüsi settingutesse, valin results by member ja nüüd, kui mul on visible objects only aktiivne ja ma lähen siia show result table manager'i, ma lülitan välja teised tulemused, ma jätan ainult alles selle total max min values for each member, siis mul on põhimõtteliselt võimalik eksportida siis sellele ankruvardale, kohvreeritud torus olevale vardale mõjuv tõmbejõud ja lõikejõud. siin on näha, et on erinevad kombinatsioonid. ja õnneks Piibis on ka interaktsioon olemas, vot sedasama PDF-i ma jagan ka kindlasti teiega. ja see on hästi lihtne valem, eks, et tõmbe, siis nii-öelda kandevõime suhe ruudus pluss lõike kandevõime suhe ruudus peab olema alla 1. ehk siis põhimõtteliselt oleks võimalik see info siit välja Excelisse saata ja siis noh, ma näitena siia tegin ka, et kõik on näha, et kõik on alla 1 interaktsiooni arvutused. ja kuna meil on nüüd olemas selline add-on ka nagu components add-on, siis tegelikult on võimalik components add-on'i abil teha siia üks lisa design check ise. ehk siis põhimõtteliselt components add-on'iga sa saad oma design check'e ja asju juurde teha. ma tahan sellega ka mingi hetk tegeleda ja siis saaks sellesama design check'i teha nendele varrastele, selle interaktsiooni design check'i, mis siin on. et siis ei peaks isegi käsitsi vaatama neid kohvreeritud torus olevate varraste jõudusid.
vot selline võimalus on idee poolest olemas. Ja jah, see on, ütleme niimoodi, et ega siin muud ei ole, kui, kui sa lihtsalt vaatad seda veebiseminari, siis ilmselt jääb päris palju segaseks. aga, aga kellel aega on, siis see peab ise võtma need mudelid lahti, vaatama üle need arvutused ja sügavalt mõtlema selle üle, mis siin täpsemalt toimub. aga samas on ka see, et mõistlik on ilmselt ka lihtsustada natukene, et ei pea nagu liiga hulluks minema, näiteks see varrastega lähenemine võib-olla natukene overkill, et aga samas jällegi see joonliigendiga lähenemine on jällegi palju mugavam, eks, et lihtsalt määrad selle joonliigendi, ongi kõik. aga teisest küljest, kui sul on mingi selline tõsine mudel, vaatame seda, see on nüüd üks päris mudel, päris, ja see on valmis ehitatud ka. Sarika pidu oli ka siin all juba ära, tala all. et siin, kui sul on sellised olukorrad, kus on lühikesed ribad, näiteks 730 milli pikk osa, siis, ja siin on tegelikult ju, oli mitu kofreeritud toru, mitte üks, siis sa ei saa nagu kasutada seda tüüpset joonliigendit, eks, et siis võib-olla tegelikult noh, siin on antud juhul on lihtsalt neid jäikusi suurendatud, arvestades, et kofreeritud torud on tegelikult näiteks poolemeetrise sammuga, mitte meetrisega. aga võib-olla mingis olukorras on need nii varieeruvad, et äkki ikkagi on vaja kasutada seda varrastega lähenemist siis, nii nagu selles teises mudelis oli. vot, ja mis veel? jah, loodan, et oli ikka arusaadav ka, et eks ta selline segane teema on ja võib-olla tõmbakski vaikselt otsad kokku, et need teemad jään praegu võlgu, jäikustegurite vahemikud, see on hästi oluline teema tegelikult ja õõnespaneelid ka samamoodi. siis components add-on'ist juba rääkisin, see on nüüd jah hiljuti lisatud. et kuna nüüd ai-ga on nii hea programmeerida, siis tegelikult on võimalik peaaegu et ise mingisuguseid add-on'e juurde programmeerida. ja teeme siis vaikselt väljajuhatuse, et kuidas alustada. Tubal.com 90-päevane trial on olemas, näidismudeleid on väga palju, võib ka minu käest uurida. ma tegelikult tahan teha ühte sellist avalikku kausta, mingi Dropboxi kaust näiteks, kus on igasugused RFM-i ja IDEA staatika mudelid kõik koos, Geo5 ka, et siis kes iganes saab selle avada ja vaadata. ja muidugi on ka nende sakslaste ametlik Blueballi Youtube'i konto, seal on väga palju videosid, iga nädal tuleb juurde. ja meie oma on siis BIM Solutions Estonia, seesama veebiseminar läheb ka sinna üles. ja alati on võimalik lihtsalt helistada või kirjutada, alati aitan, ei taha kedagi hätta jätta. ja mis on tulemas? kuu lõpus, 27.03 Tartus teeme konstruktsioonide jututoa. Ehitusinseneride Liit isegi kinnitas 2,9 täiendusõppepunkti ära, mis on super uudis. ja seal on siis 6 erinevat presentatsiooni, peamiselt RFM ja IDE, ja siis mina räägin pikemalt ai kasutamisest, et kuidas siis projekteerijatel päriselt ai-s kasu on, näitan, mis erinevaid tööriistu ma olen teinud ja kuidas nad mulle abiks on olnud. ja jah, see on siis, selline näeb meie kanal välja, palju erinevaid õppevideosid. see on siis meie koduleht, võib-olla sealt leiate ka midagi, võite uurida. ja egas midagi, tänan tähelepanu eest ja näeme siis üritusel Tartus